ööelu tuleb nagu ära unustada, et kui sa juba ikkagi kaldud kainus. No mitte päris võib-olla nagu alati, ütleme nii, aga üha väiksemad on need patustamised minu poolt. Ma tunnen lihtsalt, et see ei ole seda nagu väärt. Et kui ma varem põgenesin reaalsusest, siis praegu see reaalsus on ikkagi nagu päris mõnus. Ma ärkan laupäeval üles 8:30, võib-olla see ei ole ka nagu terve, olen natuke mingis mõttes nagu spordiga lolliks läinud ka ise, aga mulle meeldib nagu kontrollida mõnda aspekti elust. Ja kui ma teen püsivalt trenni, ma tunnen kogu ennast paremini. Et see, et kui inimene ütleb, et mul ei ole seda aega, no see on BS, et kui sa ikkagi nagu tegelikult, no ja muidugi, kui sa töötad 20 tundi päevas, siis ei ole nagu mõistlik pärast seda minna jõusaali. Aga et kui sa teed nagu 8 tundi rasket tööd ja tõmbas sinna tunni siis nagu füüsilist tegevust peale, siis tegelikult see uni ja kogu see elukvaliteet on ikkagi lõpuks nii palju parem, et sa saad selle tunni nagu tagasi. Ja niimoodi sa tunned, et see produktiivsus kasvab kogu aeg, aga põhiline on ikkagi see, et tegelikult me ikkagi joome eestlastena nagu liiga palju. Et see on ikka kohutav tegelikult. Et endal on ka see faas kunagi olnud, kus joomine on äge ja tagantjärgi mõtlen, et see on eriti loll ikkagi nagu üldse, kui keegi ütleb, ta pani nii palju tina ja siis teine tüüp ütleb, et pani veel rohkem ja kolmas ütleb, et kuulge, see pole midagi, et ma olin 4 korda nii palju ja vaadake, ma olen ikka elus, et siuke kevadest tuttavad laused siiamaani, et kui sul oleks nii palju joonsuks juba surnud, on ju. Et see ei ole ju tegelikult üldse lahe, et see on siis on see joomine okei, kui sul juba on hea tuju, aga me peidame oma kaomuse ja depressiooni ja kõik oma negatiivsed emotsioonid korraks alkoholi alla, et see on kõige valem asi, mida teha tegelikult. Lisaks sellele, et sa enam kõvasti tina ei pane, et siis nagu ma aru saan, siis sa teed kõvasti sporti ja mis sul nagu veel igapäevases elus ja igapäevastes valikutes sellised uued harjumused või rutiinid on? Trenni teen jah, ütleme nii, et olen enda jaoks avastanud jõusaali, siis ma olen terve elu arvanud, et mul on nagu loodud kleenuke olema. Hetkel, ma ei tea, kaamera võtab siit, on ju, kas ta lisab 10 kilo või lisa. Ma arvan, et ma näen nagu okei välja. Sul on hea see kitsas vaata särk siis nagu kohe käsi meelega panin, jah. Aga tegelikult mul on nagu olnud selline faas, kus ma natuke tegin sellist dirty pulki ja olin korraks 104 kilo ja siis ma saan aru, et kui sa nii suur oled, et korraks oli võimalus olla küll, et Alko viinapoe sabas, kui keegi komistas vastu, siis kohe vabandus ära. Et ma saan aru, et me ikka väga palju nagu inimesi hindame selle järgi, et kas ta saab mulle tuupi teha või ei saa. Aga et ma praegu tunnen, ma olen saavutanud sellise fitness leveli, et mul on umbes 10% rasva kehas püsivalt nüüd olnud mingi 3 aastat ja ma suudan seda hoida ja mul on täpselt siuke mõnus sportlik nagu vorm, et ma jaksan joosta, aga kui vaja, siis tõstan ka nagu 1,5 korda enda keha raskust üles, et pole probleemi. Et selles mõttes täpselt nagu selline paras. No ma arvan, et kardio võib-olla on ikkagi nagu tegelikult parem variant trenni valikutest kui mingisugune raua tõstmine, aga kui sa ikkagi midagi püsivalt teed, mis on nagu nii vastik, nagu raua tõstmine on, siis pärast seda on nagu kõiki muid asju ka nagu lihtsam teha, et see on ikkagi trend selle intensiivsusega, nagu mina teen, on ikka vastik, ta on ikka nagu rõve tegelikult, aga sa õpid seda nautima. Ja pärast seda, ütleme nii, et ma varasemalt on mingisugused meili saatmised või ma ei tea, kas ma olen ajust natuke lollakas või aga alati on nagu mingisugused arve tegemised, on ju, mu näpud on juba põhjas ja sa oled 3 nädalat võtnud hooga, et mingid kuradi arvet teha ja lihtsalt ei suuda, kogu aeg lükkad seda edasi. Et sellised asjad on nagu minevik, et eks ma terve elu tegelikult ikkagi olin selline käkerdis, kes nagu minimaalselt tegi tööd, ühte või teist asja ja praegu ma tunnen, et on tulnud see aeg, et kui ma nüüd praegu ka nagu ei rabele, siis ma olen seal, kus ma olin 5 aastat tagasi, terve elu. Et ma nagu elukunstnikuks ikkagi niimoodi jääda ei taha. Aga just jah, et see, kus see nagu areng on tulnud, ongi see, et ma lihtsalt mingil hetkel täiesti irdusin sellest ööelust, ka mingite inimestega, keda meenutan ikkagi hea sõnaga, oleme nagu väga vähe suhelnud peale seda. Ja et hakkad mingit suunda ajama, et ma tegelikult nagu, mul võib-olla oli see nagu privileeg, et ma sain nagu mitut karjääri proovida. Et mul ei olnud see, et õpetad ülikooli ära ja lähed ja teed ja ütleme, et 10 aastaga jõuad ikka omal ajal tippu. Ja tegin üht asja, tegin teist asja ja ega ütleme niimoodi, minimaalselt või nii palju, et sain läbi, aga sul ei saa seal arengut olla, kui sa hüppad ühest reklaamifirmast teise, et 3. asja kusagil on ja nikerdes seda või teist, et tegelikult kui sa ei pühendu, siis mingil hetkel sa lihtsalt jääd seisma. Ja praegu ma näen, et kui ma nüüd 3 aastat olen umbes siin raadioajakirjanikuna teinud tööd
siis ma ei arva endast, et ma olen nüüd mingi top notch või ma olen et võtke eeskuju, aga ma arvan, et ma olen kõvasti tublim inimene, kui ma olin 3-4 aastat tagasi. Et lihtsalt see siht on tähtis. Mul ei ole hästi pikalt seda tegelikult. Kas need muutused said sul alguse mingisugusest väga halvast õhtust või midagi sellist, et kas see oli nagu mingisugune karikas sai täis või see kuidagi tekkis sul ajapikku, et sa, ma ei tea, näiteks ei käinud enam nii palju väljas vaikselt ja siis hakkasid järjest vähem ja vähem käima, et kuidas muutused algasid? Ma arvan, mul oli nagu tegelikult juba pikalt nagu kopp ees, aga siis ma mingil hetkel lihtsalt nagu kuidagi väsisin ja nagu nägin, et see peoelu ja kogu see peomelu ja kogu see seltskond ja see rahvas, no see ei ole tegelikult nagu päris, et nii kui sa sealt irdud, siis tegelikult need inimesed nagu see oleks nagu kadunud. Et ma ei mõista kedagi hukka, jumala eest pange pidu, kui tahate ja möllake lõbutusega, aga ma sain ikka korra, et ma tahan nagu olla pereinimene ja ma tahan tegelikult nagu, et see jama lõpuks läbi saaks. Ja kas ma tegelikult olen nagu üritanud, küsisin enda käest, kas ma tegelikult olen üritanud nagu midagi enda jaoks teha. Et seda on hästi raske, et mul ikkagi võttis ka nagu, et ma selles mõttes tõsimeel ei hakka kellelegi moraali lugema, aga ma tõesti soovitan ikkagi seda lihtsalt kõige lihtsamat teed, mis on igal pool kirjas, millest räägitakse, sa oled see, mida sa sööd, sa pead magama, rutiin on tähtis, ja unusta lihtsalt korraks need mürgid ära ja proovi nagu murduda vähem, et ma saan aru, et võib-olla mõnel juhul on see nagu väga raske teha, et öeldakse, et siga leiab alati pori üles, et kui sa nagu kui need ahvatused on kõik silme all, siis ma ei usu, et on väga lihtne alkohoolikuna näiteks baaris töötada. Aga mul oli see võimalus ja ma tundsin ka, et ma olen nagu vist elus umbes 10 aastat küll nagu pidu pannud või see fookus on olnud seal, ei tööl, ei perel, vaid peo panemisel, et mingil hetkel nagu saab natukene kopp ette, et sa näed, et see kõik on nagu tehtud ja võib-olla on isegi nagu kunagi tehtud nagu suuremas mahus või need parimad peod on nagu ära olnud, et ma nagu nägin sellist, et võime venitada kummi veel, eks võiks siiamaani. Et ega siis kõik ajad ei olnud ju nagu halvad, aga et ma tundsin jah, et ma vajan nagu muutust ja siis ma olin nagu valmis ja pluss mul on nagu väga hea naine ka umbes sellest ajast, kes on talunud mind sellise rämpsuna, nagu ma enne olin, et tegin kunagi nalja, et prügist nagu tootmine on võimalik, et minu naine tegi prügist endale mehe, mis on vastab nagu natuke tõele küll, et ütleme nii, et mul on olnud nii-öelda üks inimene, kes on uskunud minusse. Ja mõnikord rohkem ei ole vaja. Eesti esu.